ütleme, et ma olen selline inimene, kes ei usu mitte midagi. Ma usun ainult teadust, ütleme, et ajuteadlased räägivad, et on seal adrenaliin tekib, eks ju, inimeses teatud situatsiooni, siis on õnneharmoon, eks ju. Mina tahan seda õnneharmooni, ma tahan sellist elust rõõmu tunda. Ja nüüd, kui sa vaatad asjad, mida me tahame saavutada, kas on positsioon, raha, mingi summa, see küllus, siis see küllus on otseselt, küllus ongi sinu rõõmu avaldumine. Sul on lihtsalt see illusioon, arvad, et siis kui ma saan selle asja, et siis ma saan kogeda rõõmu. Eks ju, on ju loogiline. Tavaline ratsionalist arutab, eks ju. Okei. Nii. Eks siis see külluse saamine, asjade saamine seotud rõõmuga, et siis ma arvan, et ma saan rohkem rõõmu tunne. Praktika võib-olla näitab, et saad mingi asja, harjud ära. Mateeria on selline, et hing harjub ära, siis ta nagu, pärast on tavaline tarbeis ja algus esimene hetk oli umbes, wow. Okei, see on esimene illusioon. Okei, aga siis põhimõtteliselt me tahame koguda siin need õnneharmoone. Aitab sellest tühjast jutust ja filosoofilisest plärast. Teeme otsa lahti. Seda ma vihjasin teile juba, et üks kõva koolitaja ütles, et 21 päeva tehke tänulikkust arendada, et iga päev ütlete 4 asja, mille üle te tänulikud olete, aga erinevad asjad 21 päeva. Et juba siis vabaneb selline energia, et saate uue töö endale, kui te tööd otsite. Võib-olla peab proovima. Kindlasti, eks kogemus talle ilmselt näitab, et kui ta seda räägib. Aga siis ütleme, et me räägime ka seda asja, et kui me tahan õnneharmooni, eks ju, las sulle see tulevik unistamine ka inimesena vaja ja ma ei tea, asjad või eesmärgid, las siis see ka olla. Kui on, siis ta on, las ta olla. Aga põhimõtteliselt andke mulle õnneharmooni juba siin praegu kohe. Nii, väga lihtne. Härja sarvist kinni. Lähed duši alla. Mis sealt voolab? Vesi. Eks ju, varuuni. Mina ütlen seal alati varuuni. Vesi on muidu naissoost, aga jumalus on meessoost, mees ja naissoost, kes vastutavad sellest iiheest. Tänan neid. Siis on kõik need võimsad, vesi, kes iga edukas New Age vend teab, on neid seda filmi Vesi, et kuidas vesi kätkeb kogu informatsiooni ja kuidas vesi peegeldab siis kohe igate tundevarjundit, eks ju, peenel levelil. Oled vee all, sa duši all, sa tunned, et see ongi küllus. Sa juba saad tunned, kuidas vesi voolab su peale, see imeline vesi läbi paista. Tänad, eks ju, mina tänan seal on kanges minni muune tšeiva, sarasvõti koodavarin armade sindu kaveeri, tšales mintsale timmi, eks ju, pühad jõed, kõik seal pühad järved, eks ju, pühendad seal veega, kõik püha vesi, vee jumalus, et siis lõpuks võid jumalat tänada, et jumala pai, eks ju, läbi vee. Põhimõtteliselt sa sööd seda õnneharmoonia, sul on seda alati võimaldatud, sest duss on ju kõigil. Põhimõtteliselt see tähendab seda, et pead tegema otsa lahti küllusele. Kui küllus on õnneharmoon ja sa tahad õnneharmooni, siis arenda seda dussi all. See on selles mõttes tasuta, võib-olla vesi päris tasuta ei ole enam, eks. Inimesed on nii kaugele jõudnud, eks ju. Aga point on selles, et dussi all sa saad juba otsa lahti teha, sa õnneharmooni otsa, et õpid dussi all tänulikkuse ja ekstaasis tunnes, kus sinu peale voolab jumala pai, kõik püha vesi, veest, tiihja, kuidas ta peseb sind seest ja väljast, külmaga karastad, siis jälle soojaga, eks ju. Näitad seda ka, et elu on selline, ei ole ainult soe ja chill. See ekstaas tähendab ka seda, et väikest eneseületust ja siis vabatahtlikult läbi külma vee võtad selle askeesi, öeldakse, et vedades on selline värss, et külm vesi isegi astraalis puhastab karmat, nii et väike karastamine on hea.